Nii, tere kõigile, ma loodan, et mind on kuulda. Et mul on au olla siis praktiliselt üks viimane infotunni läbiviija Maaülikooli selle aastase sisseastujate siis programmi juures ja tutvustan täna siis kahte põhimõtteliselt eriala, üks siis bakalaureuseastme ja teine siis magistriastme, iseenesest mõlemad põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, aga erinevad astmed siis. Ja tutvusin teiste erialade infotundidega ka. Tegi kadedaks küll, et võib-olla peaks uuesti kooli minema mõnda muud eriala õppima, aga siiski ma olen seda meelt, et meie põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine on kõige mõistlikum ja kasulikum eriala, mida meil Eesti Maaülikoolis õppida saab. Miks ma seda räägin või kust ma seda tean, on see, et mina olen selle eriala nii bakalaureusastme kui ka magistriastme läbi teinud. Praegu olen doktorant ja tegelen põhimõtteliselt samade teemadega nagu bakalaureuseastmes ja magistriastmes, et nüüd siis natuke teaduslikumalt. Ja tutvustan siis seda eriala natukene lähemalt ka. Võib tekkida küsimus, et miks selline arhailine pilt siin nurgas, et kas meil põllumajandus on siis selline. Eelmine aasta küsisin seda tehisintellekti käest, et palun tee mulle Eesti põllumajandusest üks pilt ja rõhutasin, et oleks tänapäevane, kust ta võttis need andmed ja tegi mulle sellise pildi, vot ei tea, aga tundub, et ta internetist midagi kogus, mingid andmeid ja arvas, et Eesti põllumajandus on selline. Ja meie ülesanne siis nii tudengite kui tulevaste põllumeestena on siis osaliselt see, et see kuvand siis enam selline meil põllumajanduses ei oleks. Ja tulevikupilt oleks midagi muud. Ja midagi muud, missugune see pilt siis olla võiks, võib-olla midagi sellist. Et kus on siis droonid, kus on põllud nagu joonlauaga rajatud, read on sirged, ülekatteid kuskil ei ole. Võib-olla mõned terminid praegu on teile võõrad, et mis ülekatte ja miks peaks need vaod sirged olema, siis et sellepärast siis tulebki õppima tulla ja siis saame teada, et miks see oluline on. Võib-olla on robotid meil põllu peal. Siin all pildil üks roomikutega robot, mis meil Maaülikoolis ka on täitsa tulemas ja kui te meil õppima tulete, siis saate ka selle kompetentsi, et sellist asja siis opereerida ja juhtida. Et droonid, robotid, satelliidid, selline on meie põllumajanduse tulevik tegelikult. Aga siiski meil on väljakutseid, mida lahendada ja mis siis teie ülesandeks jääb, mõned näited ka. Et kui meil on siin suured probleemid võib-olla toiduga varustatuse ja mingid konkreetsete artiklite võib-olla Eesti tarbijane toomisega, siis kartul võib-olla on üks, kus meil need kasvupinnad on oluliselt langenud, saagid on tõusnud, aga miks see nii on, kas seda peaks parandama? See on juba siis tarbija otsus ja ka teie otsus, kui te meil õppima tulete, et kas ja kuidas me seda muutma peaksime. Samamoodi on muidugi mure, et meil on põllumajandustootjaid vähem, mis ühest küljest on okei, et kui tootjaid on vähe, maad on täpselt sama palju nagu varem kasutuses, siis ju siis ollakse efektiivsemad, aga põlvkondade vahetus on jätkuvalt ja et saaks siis uued tulijad ka oma panuse anda, siis see arv, kui ta väheneb, siis kvaliteet peaks jääma samale tasemele või hea oleks, kui ta muidugi tõuseks. Ja siis, kui me räägime keskkonna poole pealt, mis väljavaated meil seal on, et mahepõllumajandusmaa
Sellest räägitakse Eestis palju, et seda on meil ikkagi Euroopaga võrreldes hulga ja seda siis et tahaks, et see jällegi jääks samale tasemele ja meil mahetoodangut jaguks, siis reaalsus on see, et meil neid tootjaid ka vähemaks jääb. Nüüd miks? Eks osaliselt on see, et võib-olla ei ole käidud Eesti Maaülikooli põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise eriala õppimas, aga võib-olla on mõni põhjus veel. Nii et mis meie jaoks on oluline siin õppekavas on see, et me saaksime põllult saagi. See saak oleks heal juhul suurem kui eelmisel aastal ja et me tulu oleks suurem kui eelmisel aastal ka sellelt põllult. Kuidas seda saavutada? Eks võimalusi on palju, aga eesmärk on siis saada enam tulu või kasumit siis ja muidugi varustada meie kohalik rahvastik kõigepealt ja siis edasi ka maailmaturule suunata nii palju kui vähegi võimalik, et meil Eesti riik tooks ka kasumit meie rahvale. Et igasugused võimalused, kuidas seda enam saaki saada, põldkatsed, väetised, mis siis kõige parem on, selle kõigega me siin erialal tegelema hakkame. Ja küsimus nüüd see, et kas see eriala teile sobib, siis kiire testi me võime teha 5-pallisüst skaalal, kui hinnata mõnda väidet, et kas ma tahan põllumajandusest rohkem teada, et näiteks kuidas käib taimede kasvatamine ja põllu harimine, siis mõelge peas läbi 5-palli skaalal, kas 1 siis, kus see väide teid ei kõneta või 5, kui te olete sellega täiesti päri, võite jätta meelde, võite panna kirja. Esimene väide siis oli, et ma tahan põllumajandust rohkem teada, et näiteks kuidas taimede kasvatamine ja põlluharimine käib. Täpselt sama süsteem, teine väide ka. Mulle meeldib olla taimede keskel, tahaksin teada, millised taimekultuurid Eesti kliimasse sobivad. Jällegi hästi aktuaalne teema, räägitakse, et meil järjest rohkem tuleb liike, mida varem meil siin kliimas kasvatada ei ole õnnestunud, tuleb meile külvikordadesse ja osaliselt siis sordiaretus, osaliselt kliimatingimuste muutused, aga kui meid see teema ka kõnetab, siis 5 punkti, kui ei, siis 1. Järgmine väide mind huvitab, kuidas saada saaki ka muutuvates kliimatingimustes, analoogne küsimus. Eelviimane küsimus, tahaksin teada, kuidas saaksin olla tark põllumajandaja ja viimane küsimus, minu jaoks on oluline teada, kuidas tagada Eestile piisav toiduvaru. Ehk siis, kui me räägime maailma tingimustes ka toiduga varustatusest ja toidu turvalisusest, siis see on ka meie põllumeeste teha ja siin Maaülikoolis me väga suure panuse sellele ka anname. Kiire arvutus ka, kui punkte on palju, siis see eriala teile sobib. Kui punkte on vähem kui 18, siis on head eeldused selle õppekava lõppimiseks. Ja kui tõesti on punkte vähem kui 12, siis mõelge korra veel läbi, kas see pigem loodusaine või bioloogiaga seotud aine on teile, aga võib-olla ma veenan teid veel ümber. Nii et veenmiseks ma kasutan ühest küljest meie enda sellist õppekava, et mida me siis õpetame. Võib-olla mõni aine kõnetab kohe alguses ja mõne aine peale ei tulnudki, et see meil ka õppekavas võiks olla. Ehk siis, kuidas meil see õpe toimib, on see jagatud mooduliteks, on siis esimene üldmoodul. Seal on sellised kohustuslikud ained nagu eesti ja inglise keel, just eriteabe poole pealt, et me saame ka erialaselt aru inglisekeelsest tekstist, eestikeelsest tekstist. Siis muidugi informaatika, biomeetria ained, riskianalüüs ja muidugi siis teeme sissejuhatuse ka erialasse üldse, et mida me siin õpime, kuidas õppetöö käib. Ja see sissejuhatus erialasse
on ka minu vastutusalal, nii et kui te õppima tulete, siis päris esimesel nädalal kohe kohtume ja teeme sissejuhatuse teie õpingutesse. Siis on keskkonnakorraldus ja biomajanduse plokk, kus me räägime rohkem sellisest keskkonna poolest ja biomajandusest ka. Me ei saaks ennast nimetada tootmiseks ja turustamiseks põllumajandussektoris, kui me ei räägiks ka ettevõtluse poolest. Ehk siis me räägime äriplaanidest, kuidas neid koostada ja missugune see maaettevõtluse üldine alus on, mida me peame arvestama, et seal edukad olla. Need olid sellised üldained, nüüd lähme konkreetsemaks juba. Mulla teemad, väetamise teemad, keemia, muldade väliuurimine, sealt edasi siis maaviljelus ja tehnoloogiad, masintehnoloogiad. Et räägime ka masinatest, vaatame, millega meil üldse tegemist tuleb põllumajanduses teha, missugust tehnikat me peaksime omama või kui ei oma, siis kuidas me saaksime võidelda ikkagi mingisuguste probleemide või kuidas leida mingid lahendused mingisugustele ülesannetele, mis me põllul peame tegema. Ja muidugi siis taimekasvatus on põhiline meie fookus, ka loomakasvatust on, aga seda pisut vähem. Et geneetika, selline saagi kvaliteedi pool on meil hästi oluline ja rohumaa teemad, põllumajandustaimed ja üldiselt taimekasvatus, et mis taim on, kuidas taimed poimivad, mida taimedele on kasvuks vaja, et saada kvaliteetne saak, et need teemad kõik meil õppekavas on. Nüüd, kui meil probleeme tekib ka põllu peal, tihtipeale tekib, siis kuidas nende probleemidega võidelda, kas siis haigused või kahjurid, oluline teema ja väga mahukas teema ja väga põnev teema. Siis loomadest räägime, eriloomakasvatus, söötmisõpetus ja siis veel majandusest ja turundusest uuesti, põllumajandusökonoomika ja turundus, turunduse alustega, et väga põnevad ained kõik. Ja võib-olla veel põnevam kui see turundus ja majanduse pool on kohustuslik praktika, mis on võib-olla üks kõige meeldejäävamaid osasid siin õppes, ettevõtte praktika, kus te siis 6 nädalat olete reaalselt kas siis nii-öelda tööl või praktikal, ühesõnaga te näete kas siis ühes või mitmes ettevõttes, kuidas tegelikult põllumajandussektoris töö käib, mis mured ja tegevused seal ühel hooajal on ja seda siis küll, kui te targasti oma praktika aja valite. Et väga põnevad ja täiesti vabalt valida saate, missugused ettevõtted teile kõige rohkem huvi pakuvad ja kuhu teid siis praktikale võetakse. Üldjuhul praktikante väga oodatakse Eesti põllumajandusettevõtetes. Ja veel eriala valikaineid saate meteoroloogiast teadmisi, aretusõpetusest, kuivendused, raamatupidamine, taimede stressibioloogia, õigusõpetus, ühistegevusalused, üldmikrobioloogia. Et sellised üldisemad ained, millest te saate ka veel valiku teha, et mis rohkem kõnetab. Ja lõpuks siis on teil võimalik valida kas siis bakalaureuse töö vahel, ehk siis te võtate ühe teema, mis teile huvi pakub või mille te olete valinud välja siis juhendajate poolt välja pakutavate hulgast. Ja kirjutate siis sellise kas teaduskirjanduse põhjal töö, kaitsete seda või siis teine variant on lõpetada ka eksamiga, kus siis kõik 3 aasta jooksul kogutud teadmised tuleb paberile panna. Nii et kindlasti soovitan bakalaureustööd, aga kui mingil põhjusel sellega nii väga tegeleda ei soovi, siis on ka alternatiiv täitsa olemas. Nii et kuidas need õpingud iseenesest toimivad, on siis see, et kas meil on loengud nendel samadel teemadel, mille kohta siin nägite neid aine siis nimesid, on siis loengud
on seminarid, kus loengute puhul nii palju ei pea ise kaasa rääkima, küsida ikka võib, aga seal, kus saate ise rohkem kaasa rääkida ja teha, on siis seminarid ja praktikumid, kus kas toimub õpe arutelude läbi, ettekannete läbi, mida te ise ette kannate siis vastavalt eriala teemale. Või siis praktikumid, kus reaalselt saate olla laboris, saate tegeleda taimedega, saate lahendada muid ülesandeid, mis on seotud otseselt siis põllumajanduse ja seal toimivate tegemistega, et kas põlluraamatu täitmine, kas määrate putukaid, kas koostate taimekaitseplaani, et sellised asjad kõik võimalikud. Et valisin siit mõned pildid ka, kus klassikaline loeng siin kõige alumisel pildil ja tundub, et tudengid väga sellised entusiastlikud ei ole, sest teema tõesti on, kes lugeda näeb, siis on keerulisem, aga hammustasime lõpuks selle läbi. Siis ülemisel pildil on meil viljelusvõistlus, mis me ka oma kursusega läbi tegime, kus me siis üksteise vastu mõõtu võtsime ja proovilappidel kasvatasime ise teravilja ja lõpuks siis saagiga ja kvaliteediga võistlesime, et kes kõige paremini hakkama sai. Et selline väike võistlusmoment meil ka olemas. Ja loengud kõige tavalisemad siis siin küll näide mitte küll Maaülikoolist, aga Saksamaa messilt, kus siis tutvustati ka selliseid kõige uudsemaid lahendusi põllumajanduses ja need on sellised, mis tõesti väga kiiresti peale tulevad ja olgu nad siis droonid või robotid, aga näide siis sellisest klassikalisest loengust. Ja kuidas siis teie nädal võiks välja näha, kui te meil õppima tulete, on siis see, et võtsin 6. nädala, siis on kõik asjad juba välja kujunenud, kõik õppeained on käima läinud, et väga tihe teil graafik ei ole, aga piisavalt, et saada ülikooli elust maik suhu, et reeded on üldjuhul vabad, aga mitte päris õppevabad, et kohal võib-olla olema ei pea, aga e-õppena siiski miskit toimub. Ja üldiselt on päevad ikkagi vähemalt esimesel aastal võrdlemisi tihedad. Nii et selline ülevaade ka esimese semestri kevadisest õppetöö graafikust. Nii. Ja kuidas siis, kui teil need ained on kõik läbi tehtud ja tahaks juba kuidagi praktikasse seda rakendada, on tegelikult võimalusi palju. Me rääkisime sellest kohustuslikust õppepraktikast, on tõesti võimalik minna kas siis riigiasutustesse, on võimalik minna põllumajandusettevõtetesse, ka aiandusettevõtted on täiesti teile kättesaadavad, et mina ise olin Jaagumäe talus praktikal ja kuigi rohkem köögiviljanduse poole peal, siis täiesti uus vaade põllumajandusele ja mastaapidele, mis Eestis meil köögiviljanduses toona oli. Ja ma usun, et on jätkunud samas vaimus, et mõned sellised pildid siia, et missuguseid ettevõtteid meil on ka riigiametid ja praktikante oodatakse ka meil näiteks PRIAsse, Põllumajandus- ja Toiduametisse ja eks Eesti Maaülikoolis meil samamoodi saab praktilist kogemust päris palju. Võimalus ka minna välismaale, see on siis Erasmuse raames ja tegelikult väga soovitan, kellel vähegi võimalust on, siis maksma midagi ei pea, saate hea kogemuse, kuidas välismaal põllumajandus toimib, saate laia silmaringi ja palju tutvusi ka, nii et kui vähegi teil võimalik on, siis õppe käigus, selle 3 aasta käigus, mis te bakalaureuse astmes olete, on täiesti võimalik minna välismaale õppima
ja lõpuks lõpetada ka enamasti oma kursusega, et kui te olete ise tublid. Ja kuhu siis edasi? Võimalusi on palju. Noh, nagu ma alguses ütlesin, siis kõige laiapõhjalisem eriala, mida mina Eestis tegelikult tean. Teil on võimalik minna tõesti asutustesse, riigiasutustesse tööle, teil on võimalik õpetada teisi, teil on võimalik alustada ise ettevõtlusega, seda võib-olla küll mitte kohe peale bakalaureusaastat, aga on ka meil juhtumeid, kus bakatudeng nopitakse meil juba ettevõttesse tööle ja siis on muidugi mure, et kuidas ta kooliasjadega hakkama saab, aga üldiselt on väga, väga tublid tudengid ja saab ka töö kõrvalt, mis on juba erialane, saab ka kooli lõpetada. Et kui ei kõneta ettevõtluse pool, ei kõneta võib-olla riigiasutused, siis on võimalik alati meil jätkata kas siis magistris, mida ma tungivalt soovitan ja mitte võib-olla väga isegi ei eristaks, et tulge ikka 5 aastaks õppima, mitte ainult baka 3 aastaks, et magistrisse edasi ka. Et sealt edasi on siis juba õppejõu ja teadlase amet täiesti käega katsutud juba, julgen väita, sest magistri lõpetades olete te teinud lõputöö ja siis teaduse poolega juba päris hästi tuttav. Et mina ise läksin peale magistrit Räpina aianduskooli, sain seal õpetamise kogemuse ja selliste projektide vedamise kogemuse ka. Et kes kuulis meil Räpinas kasvuhoone maketist, mis siis õppesse rakendati, et seal sain mina ka kaasa lüüa ja tegelikult tehakse ägedaid asju ja noori lastakse väga lihtsalt ja tublisti selliste suurte asjade juurde toimetama. Et teaduse pool ja edasi igasugused konverentsid, mis huvi pakuvad, et kõik on teil kas siis baka või magistri juures juba väga ilusti kättesaadavad. Et nagu juba tegelikult siin ütlesin ka, siis tööd te leiate kindlasti. Olgu see siis põllumajandusettevõtetes, ühistutes, te võite olla juhid, võite olla agrovahendite edasimüüjad, vahendajad, kokkuostjad, et teie hariduse baas lubab seda kõike teha. Võite töötada konsulendina, juhtida projekte ja ei pea olema väga rangelt ainult põllumajandusteemalised sellised jätkutöökohad, vaid teid tõesti oodatakse väga, väga laial tasemel. Ja muidugi ise saate panustada maaellu ja alustada ettevõtlusega või jätkata oma vanemate ettevõtlusega. Ja Euroopa Liit ja maailm ka teile suletud ei ole, nii et te saate kindlasti rakendust leida endale ka välismaal. Et koolid ja teadusasutused absoluutselt on teile lahti. Ilmselt, kes te siin olete, ilmselt te nägite seda kastikeste rada, aga bakalaureuseõpe siis, päevane õpe, ehk siis olete kogu aeg kohal, nagu tunniplaanis nägite, välja arvatud siis sessi aeg, aga jõuame sinna siis jaanuaris või juba detsembri lõpus, kui te olete ja siis saate natukene võib-olla hinge tõmmata, võib-olla peate natukene veel õppimisega vaeva nägema, aga igatahes päevane õpe eesti keeles. Kokku tuleb teid kokku 36, saate kõik üksteisega sõbraks ja selles mõttes see seltskond ja tutvused on täiesti hindamatu ja seda ma võin teile garanteerida, et kui te tulete ja moodustate sellise ühtse kursuse, siis see kestab terve elu. 3 aastat ja maksma selle eest ei pea. Kui tekib õppega natukene, kas siis on vaja mõni asi järgi teha või venib pikale, siis
võib see muutuda, aga kui nominaalaeg lõpetada, siis on see tasuta küll. Tudengielu ka. Meil on linnak on hästi võimas, järjest ilusamaks läheb. Pannakse meile siia selliseid lihtsalt olemise kohti vabas õhus juurde. Sportimisvõimalused on vinged. Meil on palju üritusi tudengitele ja teadlastele ka, millest kui huvi on, siis teile ka midagi keelatud ei ole. Siis erialased väljasõidud, siin Noorte Põllumeeste Klubi on saanud hoo uuesti sisse, et kiidan väga neid eestvõtjaid, kes selle on uuesti käsile võtnud ja külastab siis Eesti erinevaid ettevõtjaid ja jagavad siis omavahel kogemusi, et meil endal põllumeeste või agronoomide seltskond väga tugev, kes praegu meil õppimas on. Ja karjääriga aitame nii palju, kui saame, et selles mõttes nõu küsida, tutvusi luua, siis saab tõesti juba väga varakult tööle, võiks öelda nii. Ja roheline ja keskkonnasõbralik on meie ülikool olnud alati, nii et meie jalajälg on viidud võimalikult väikseks ja ei jää meist liiga suurt jälge. Mõned pildid ka, tuhrasin natukene oma galeriis, et milline siis minu tudengiaeg oli. Riis, kana ja köögiviljad, no, kas just päris igapäevane oli, aga luksusroog mõnikord ikkagi oli, et tudengina liiga palju ressurssi ei olnud, aga siiski kõht oli täis alati ja sai ka seltsielu elatud, sai ka loengutes käidud, vaatamata seltsielu elamisele. Mina olin isiklikult ühiselamus, täiesti mõistlik lahendus meil endal Maaülikooli ühiselamu ja seal ei ole probleemi elada, koolis käia, sest tõesti on see linnak on meil hästi kompaktne ja jõuab jalgsi 5 minutiga kooli, kui on tõesti vaja. Ja muidugi kursus, kui on hästi kokkuhoidev, siis see tõesti teeb selle õppimise protsessi väga mugavaks. Samal ajal saab ka ise juba põllumajandusega tegeleda. Siin on õpingute ajal minu esimene traktor, mis ma ostsin siin all kasvuhoone minu praktikakohast Jaagumäe talus, siis minu lõputöö, mis oli Tatra väetuskatse bakalaureuse astmes ja tõesti me käisime ka ettevõtetes, nii et need pilte oleks palju, mida näidata, aga siia piiratud aja juurde neid ikkagi mahub vähe. Teaduse töö sai siis uuritud mesilasi ja see tööga kaitstud edukalt. Laboris saate ka käe nii-öelda valgeks ja saate täppis teadust teha juba bakaastmes ka. Ühiselamud ja nüüd siis kõige tähtsam osa, vastuvõtt. Ilmselt juba teate ja kes jälgib meid otse, siis saab kohe minna, kes vaatab salvestust, siis samamoodi meil vastuvõtt on siis 2. juunist 3. juulini, avaldus esitada sai siis ja koha peal ka, kui on vaja ja vastuvõetute nimekiri siis 18. juuli. Et meie oma kursusel tahaksime saada ka motivatsioonikirja, et miks te tulete õppima, endale läbi mõelda ja võib-olla natuke mõelda läbi, et missugune kokkupuude on siiamaani teil olnud põllumajandusega, et te enda jaoks saate juba võib-olla süstematiseerida ja põhjendada erialavalikut ja natukene mõelda siis selle põllumajanduse valdkonna peale ka. Et ja siis eesti keele ja matemaatika eksam ka, neid vaatame ka. Ja asendusvõimalusi on ka, nendest saate ise lugeda täpsemalt siis juba meil Eesti Maaülikooli kodulehelt ka. Olulised kontaktid.
õppekava juht Merit. Merit kuulas meid ka vist siin, aga Meritiga kindlasti tuleb teil kokkupuuteid palju. Minuga tuleb kokkupuuteid väga oluline ja hea kolleeg Maire Vatsar, kes õppekorraldusega tegeleb, muredega saate tema poole pöörduda ja vastuvõtu puhul aitab tema ka. Ja minuga võite ka alati ühendust võtta, et ei ole üldse küsimust. Nii et jah, 2. kuni 3. juuni või 2. juunist kuni 3. juulini kokku siis tuleb ennast võtta ja esitada avaldus ja varsti siis saate teada, et kas te saate meil õppima või mitte. Nii et aeg on ka enam-vähem täpselt täis, mis tähendab, et võib-olla ühe küsimuse saan võtta. Vaatame, kas meil küsimusi ei ole. Kui on küsimusi, siis võite küsida, et 1 minuti ma selle peale võin panna. Aga tundub, et ei ole, nii et ma tänan teid ja kohtume siis juba septembris.